Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kõigile rallisõpradele. Ajaloo esimene Horvaatia MM-ralli on lõppenud ja on lõppenud Sébastien Ogier 0,6 sekundilise võiduga Elfyn Evansi ees. Mis need tänased ja üldse kogu ralli tipphetked on olnud, sellest jõuame tänases saates rääkida. Võtame kõigepealt otseühenduse Zagrebis, kus Jaan Martinson istub meediaruumis ja fotograafide toas, saime aru? Jah, just täpselt, et kirjutajate toas on niisugune harras vaikus, et ma ei taha seal kuidagi häält teha, kõik on palehigis töötavad ja ei hakka neid segama. No tänane hommik hakkas siis sõna otseses mõttes pauguga Ogier jaoks, kes ülesõidul esimesele katsele vahetas rida, kiiremini tagant tulnud BMW sõitis talle külje pealt paremalt sisse ja oli oht, et Ogier võistlus võib-olla sinna jääbki, aga Jaan, sa kuulsid sealt kohe otseallikast, et kohtunikud ütlesid, et see auto on okei ja võib jätkata. Ja, aga ega see auto oli okei üsna napilt, et uks pidi käima kinni ja lahti. Ta väga hästi ei käinud, aga piisavalt hästi, et ohu korral, avarii korral saab Julien Ingrassia sealt välja pugeda. Ja teine, mis tähtis asi oli see, et turvapuur pidi terve olema. Turvapuur oli terve. Ja ülesõidul esimesele kiiruskatsele Toyota andis teada, et meil on niisugune probleem. Tee peal siis kohtunikud tulid tee peale, kontrollisid auto üle ja lubasid sõita, kusjuures eks ta oli nii, et ta oli ralli mõistes, oli sõidukorras, et seda ei tea, kuivõrd tavaliikluses sa sellega päevad läbi kaarutada saada, aga ilmselt mitte. No ta ikkagi päevad läbi või tänase päeva läbi kaarutas seal ja sekeldusi oli ka politseiga, siis on üks video ringleb, kus üks politseinik üritas siis WRC autot inimjõuga kinni pidada. Mis sa arvad, tuleb sellest veel sekeldusi, kuuleme me Ogier tegemistest täna veel? No ma ei usu, kui siis saab võib-olla mõne trahvi, aga tänapäeval enam vähemalt ajalist karistust igasuguste liikluses toimunud jamade eest ei määrata. Ma lisan ka siia vahel, et see video, mis liikus, et politseinikud olid andnud loa Ogierid liikuda, aga lihtsalt üks konkreetne politsei ei teadnud seda infot, et tal see edasi liikumisluba anti. Tahtis kuulsaks saada? Ilmselt, jah. Aga Jaan, punktikatse oli ju vägev, et ei mäletagi sellist katset, kus 0,6 sekundit jääb mehi lahutama. No ajaloost on vist kuulda olnud, et 0,2 on vist rekord. Aga mis sa ütled tänase lõpu kohta? Ikka vinge, et Latvala lubab meestel niimoodi madistada, eks? Ei, seda on kindlasti vinge, aga nüüd mul küsimus. 2 meest, kes püstitasid selle rekordi Jordaania rallil 0,2 sekundit, on mõlemad siin samas ka kenasti olemas Horvaatias ja mõlemal on seljas ühe ja sama tiimi vorm. Kes need olid? No nii, nuputame välja ja vaatame, kas Google ei aita kiirelt. Ei tea, ütle meile ära. Ogier võitis, Latvala oli teine 0,2 sekundiga. Siis üks on Hyundai's nii-öelda alluv ja teine siis nüüd ülemus. Aga kas see Elfyn siis väristas ikkagi ära viimastel meetritel või? No, selge see, et ta väristas kuigi palju ära ja see, kui ta seal viimases kurvis ikkagi sinna murukallakule oma rattad ajas, aga me oleme siin ka natuke diskuteerinud, kas sealt tuli need 0,6 sekundit, et kui seda poleks olnud, siis oleks olnud võib-olla tõesti maailmarekord. Ehk siis kas mehed oleks ajad nulli sõitnud ja siis oleks tuhandikega arvutama hakatud sajandikega või siis oleks võib-olla 0,2 sekundit jäänud. Aga tegelikult see Ogier sõit, no ma pole nii ägedat asja ammu tõesti näinud. Kuidas vend võtab nii-öelda autost välja nii palju rohkem, kui sealt autost üldse välja võtta endis. Aerodünaamika oli ära rikutud. Uks oli ju pagana MacGyveri teibiga kinni ja esimesel 3 katsel ta ju kaotas oma liidrikoha
ja ta ju esimesel 3 katsel andis ju kõvasti aega ära ja seal oli niisugune tunne, et isegi jääb 3. tuleb Thierry Neville veel tagant, aga see viimane katse oli täitsa uskumatu. Championi vääriline sõit, öeldakse selle kohta. Ja huvitav, et siin paljud ajakirjanikud, Prantsuse ajakirjanikud kutsuvad, kui Ogiega juttu teevad, siis ütlevad, et tere tšempion. Kui peaks, Jaan, 3 tipphetke välja valima, no kindlasti nende tipphetkede ümber sama homse lehelooga moodustad, mis need 3 tipphetke sinu jaoks sellelt rallilt olid? No esimene oli muidugi, ma ei pane neid paremusjärjestusse, aga kõige parem oli muidugi see Ogier ikka võimas katse. Ja teine oli muidugi Kalle Rompera väljasõit esimesel kiiruskatsel ja kolmandat on väga raske määratleda, võib-olla tipphetk, kas see saab olla, aga see Ott Tänaku pettumus ikkagi see, et see auto ei jookse. Mitte midagi ei ole teha. Ja kõik need jutud siin pressiruumis ja kui inimesed tulevad ja arutavad ja küsivad, et milles on Ott Tänaku probleem. Ja mis sa neile vastad siis? Rääkisin Ott Tänakuga pärast ralli lõppu ja kui te mäletate, pärast kiiruskatset ta ju ütles, et ta on väga kaugel oma mugavustsoonist selle autoga. Ja küsisin ka selle kohta ja ta ütles, et jah, paraku nii on, et kas saab midagi teha, ta ütles, et mina nüüd vaevalt eks, aga eks siin tuleb midagi välja mõelda, meil on insenerid olemas ja ta tunnistas ka seda, et Thierry Neville on harjunud selle autoga sõitma ja tema on ainukene, kes selle autoga säärastel asfaltirallidel hakkama saab. Ja eks oli Craig Breen'ilt oli ju ka näha, tegelikult ei ole ju vend nii kehv, kui ta siin sõitis ja Breen ütles ju ka, tal ei ole absoluutselt mingit enesekindlust. Ja nüüd siis Otilt küsisin ka selle, ütleme niimoodi, et peamise küsimuse ära, et kuidas on Hyundai Cruisal ja selle kohta ta ütles ka, et ei oska midagi arvata, testimas küll käidi, aga täit pilti ei ole ja selleks tuleb esimesed Cruisa-rallid läbi sõita. Ja mõelge ise, mis on, et kui Cruisal on ka täpselt sama, et sõit ei tunne seal enesekindlalt, siis võib tõesti selle hooaja kokku pakkida. No kui hakata juba panuseid panema sellele, kas Ott jääb Hyundai'sse või mitte, mis sa arvad, mis pidi see koefitsient sel nädalavahetusel läks? Ütleme niimoodi, et seal on üks erinevus. Asi on ju selles, et nüüd hakatakse tegema uut autot ehitama. Ja kui nüüd Ott saab seal tõesti oma kätt ka külge panna, eks ta ju tegi suurepärase Fordi, millega Sébastien Ogier maailmameistriks tuli. Ja kui ta saab siin ka oma ideid juurde anda, siis miks mitte Hyundai'sse. Rääkisin eile Jari-Matti Latvalaga ja ütleme, ta oli väga skeptiline selles suhtes, et Ott Tänakut endale võtta. Ta ütles, tahab jätkata kahe sõitjaga, 2 sõitjat need, kes tal on, kolmandat ei tea, seal olid suured spekulatsioonid ja kõik muu ja kuhu siis minna, M-sporti. Aga kas M-spordil on piisavalt raha selleks, et Otile maksta? Sest selge see, et Ott ei ole see mees, kes pennide eest seda tööd tegema hakkab. Horvaatia ralli kokkuvõttes on see koht, kuhu sa tahaksid tagasi minna, vaadates võistlust siis kindlasti, aga isiklikult kogu see korraldus riiki üldse? Ega ausalt öeldes ega eriti taha, ütleme nii, et linn ei ole eriti teab mis, võib-olla seal maakohtades on tõesti äge olla, aga siin linnas, ütleme see liiklus on ka, tähendab, kõik sõidavad nagu parajad hullud, aga keegi sinna kuhugi vahele ei lase. Et põhimõtteliselt see oli täiesti loomulik, see Ogier kokkupõrge. Seal on niimoodi, et kui sul on vaja ümber reastuda, siis jäädki seisma ja ootad veerand tundi enne, kui see rida ükskord tühjaks saab. Toit on ka siin üsna kehv, vähemalt minu mõistes. See, kes rasva arvastab hästi palju süüa, et neil on kindlasti hea, aga ütleme nüüd, mina kui dieedil olev inimene, et minul on siin probleem ja ütleme niimoodi, inimesel on küll ägedad ja toredad ja igal pool
noh, niisugune hoolitsus käib, kõik tahavad sind aidata, aga ma arvan, et see jääb viimaseks korraks, eriti veel, mis selle publikuga siin toimus. No. Et kui öeldakse, et publikut ei ole, siis publikut ei tohi olla, okei, 1-2 inimest, aga no see oli täna täielik laulupidu ju. Oli. Mis on kosta seal meediakeskuses selle laulupea kohta? Ei, siin ei räägita sellest midagi, siin ütleme niimoodi, et me neid bosse ju ei näe, et kellegilgi pole siin nagu midagi küsida ja meie neile ligi ei saa, nemad on nagu sisemises tsoonis. Ja noh, mis see omavahel räägitakse, hoitakse 2 käega peast kinni, öeldakse, et no, et see ei ole normaalne, aga noh, nii ta on. Ja ütleme niimoodi, et see on ikka paras lõunamaaega siin, no, see maski kandmine on ka täiesti suvaline. Ega noh, inimestel ripub see kuskil lõua otsas või nina on väljas ja ega keegi siin väga tõsiselt neid keelde käske ei võta. Aga selge, Jaan, anna siis näppudele valu, sinu lugusid ilmselt oodatakse juba meil siin Tallinna toimetuses, et ja head tagasisõitu sulle loomulikult ja anna kuuma. Ja proovime olla negatiivsed, on ju. Ikka, jääme negatiivseks. Just pärast testi. Just. Nägemist. Kuulge tänud. Vaatame siia otsa siis kohe Ott Tänaku lõpuintervjuu ka ära ja siis tuleme juttudega stuudiosse. Ott Tänak, pärast viimase katse lõppu ütlesid, et sa ei tunne ennast mugavustsoonist, ehk siis asi on mugavustsoonist kaugel. Kas sa arvad, et on võimalik jõuda ka selle autoga ja asfaltirallidel mugavustsooni sinna, kus sa saad tõesti öelda, et kõik on sinu kontrolli all? Eks näis, aasta on veel ees ja sel aastal asfaldirallid teevad suht suure protsendi kogu kalendrist, et kindlasti on oluline midagi leida nüüd siis järele jäänud aasta jooksul, et muidu on kindlasti väga keeruline. No need asfaldirallid tulevad aasta lõpuks ja kui sa suutsid Artika ralli jaoks 2 nädalaga insenerid tööle panna ja võiduvõimelise auto teha, et siis nüüd peaks ikkagi aega rohkem olema. No mina ei tee siin midagi, et eks see on rohkem meeskonnatöö ja vaatame, mis variandid meil on, et iseenesest tundub, et Jerile sobib, Jerile on kõik okei, aga pigem ülejäänud sõitjad on need, kes on hädas. No seda eile räägiti ka pressiruumis palju, et ei ole selle autoga rahul olnud ei Mikkelsen ja Sebastian Loeb ei ole ka nii hea sellega olnud, kui ta võiks olla, et nagu auto olekski Thierry käe järgi ehitatud ja talle ehitatud. Ei usu, et see talle ehitatud on, ma arvan, lihtsalt tema on sellega harjunud. Räägime nüüd kõige otsustavamast, ehk siis kruusarallidest, nüüd algab kruusahooaeg. Oskad sa öelda ka kruusa Hyundai kohta midagi? Ei oska, et eks me peame mõne ralli ära sõitma ja siis näis, et eelmise aasta lõpus ma ütleks, et kruusa peal oli ka nii ja naa, et jah, viimasest kruusarallist on rohkem kui pool aastat, et raske on hetkel midagi eeldada. Aga kuidas need testid läksid Hispaanias? Proovisite autot? Portugalis käisime testimas ja ikka proovisime, jah, aga mis ta on, eks näis. Et nüüd siis Portugali rallil on mängus palju? Eks kogu aeg on kõik on mängus, jah, et vaatame, elame näe. No nii, maailma tennises algas Saviliiva hooaeg ja rallis algas kruusa hooaeg. Roland Poom, soovid sa midagi lisada Oti kommentaarile? No ilmselgelt pettunud ju, et jah, see oli hea point, et talvel nagu saadi auto kähku kuidagi käima, aga praegu tegelikult oli esimene selline puhas asfaldiralli tal selle autoga, et ja suht selles mõttes nagu valus tagasiside oli kohe, et ega auto talle ei sobi, auto sobiski ainult Neville'ile, kes on selle autoga sõitnud, harjunud ja tegelikult
nagu ka Jaan seal mainis videos, et statistika näitab seda, et teistele see auto pole sobinud. Et suht palju vaeva on vaja näha autoga. Nii et tõenäoliselt, mis me näeme nüüd on see, et Ott hakkab kohalikke asfaldirallisi kuskil kütma ja kõvasti testi, et sellest autost midagi asja saaks, sest päris mitu asfaldirallit on sõita see aasta. Ega ma ei tea ju, kuidas selle aasta Hyundai'ga Cruisal toimib, et sellist eestelt Cruisa-rallit pole ju see aasta ka on. Ei ole hea, aga no veider oleks, kui ta ei tööta, sest tegelikult ju eelmine aasta töötas. Et ei olnud ju selles mõttes Cruisa peal pole nagu suurt probleemi olnud, et okei, kindlasti Otil nagu isiklikult on tõenäoliselt harjuda on olnud keerulisem ja ei ole väga lihtne alt see asi, kui oli Toyotaga näiteks, aga noh, sinna ei ole mõtet enam võrdusmärki tuua, et kõik otsused ja kõik muud asjad on teatud põhjustel tehtud, miks ta täna Hyundai's sõidab ja tagasi pole mõtet vaadata, et ma ei tahaks nüüd uskuda, et ta Cruisa peal see auto nüüd oluliselt kehvem on, kui ta eelmine aasta oli, et ikka asja point on see, et teda kogu aeg paremaks saada, nii et ta võiks ikka parem olla kui eelmine aasta. No üsna piinarikas tundus olevat Oti tänane päev. Ega ta sinna 100-ga pingutama ei läinud ja seda näitavad ka katseajad, et esimesed 3 meest sõitsid ikka hoopis teisi katseaegu kui järgmised 3 ja võib-olla rohkemgi, et näha oli, et kui sa näed, et Elvin Evans, Sebastien Ogier higistavad selle rooli taga, et aga Otil seda higi kohe üldse välja ei pigistanud. Eks see vist oli juba jah, pigem tundus, et on selline me läbi tiksumine rahulikult, et ega seal millegi nimel väga palju ei võideldud ja et see auto tervena tagasi tuua, et mis seal lõhkuma ikka enam hakata, et püüda, no kui tunnet ei ole, niikuinii midagi ei püüa. Eest taga on piisavalt suured vahed ja Power Stage'il minna mõnda punkti püüdma autoga, kus ei tunne ennast mugavalt, on ka nagu rumalus, nii et nagu vist ma reedel ütlesin, et pühapäev on selline päev, kus niisama tiksud selle päeva lõpuni enamasti. No, täna oli muidugi veidi teine teema seal eesotsas, aga Oti puhul oli küll see, et ega seal suurt midagi teha ei olnud. No 3 rallit 12-st, kui eeldame, et kõik rallit sõidetakse ära nii nagu plaanis on sõidetud ja Ott on üldarvestuses 4, jäädes maha liidrist 21 punktiga. Meil on veel ees ootamas siin mitu asfaldirallit, 3 asfaldirallit ja ülejäänud Cruisa peal, et kas on veel lootust? Lootus on viimase rallini kindlasti olemas, et kui viimane ralli läbi on, siis on näha, mis pilt ees on, et 21 punkti tähendab 4 Power Stage'i võitu, et isegi pole vaja rallipunktidest rääkida, nii et lootus on loomulikult pigem jah, ongi nüüd need muud teemad, et kuidas ise selle asjaga seal hakkama saada, kui hästi see pild tööle saada. No nii palju ta ikkagi lõpus pingutas, et hoida seda vahet kas või Formoga, et 1 punkti ta Formo eest napsas ja päris kaugele ikkagi prantslane 6,8 sekundit, aga räägime siis vast nendest asjadest, millest kogu maailm täna räägib. No kes oli süüdi, BMW või Toyota? Ma arvan, mõlemad olid süüdi. BMW oli mingisugune kiirendusvend, mulle tundus. Ja Ogier oli selline äkiline reavahetaja, aga seal on kindlasti point taga, miks see rida nii kiiresti ja äkiliselt vahetati, et ma lugesin tegelikult, meil on Eestis vägevad sellised grupid nagu Rallirahvas ja Rallifoorum, et saadeti mulle lihtsalt screenshot'e sealt ja siis mehed arutavad, et Ogier on selline nii kõva vend ja nii võll, et ta võib rihmad lahti sõita, telefon käes ja võib vahetada rida, millel tahab. Ei ole nii, ilmselgelt ei ole, et see on nagu nii loll jutt ja sellist lollust ei ole mõtet üldse ajada. Et miks sellises olukorras see oli ilmselgelt näha, miks see rida oli vahetatud, ju kaardlugeja lihtsalt ütles, et kähku paremale. Ogier ei tea, kuhu ta sõidab. Seal oli bussitasku. Ja ta kaardilugeja ütleb, kuhu ta sõitma peab. Ogier ei tee seda, kui kaardilugeja ütleb keerab paremast, ta keerab kohe paremale. Et jah. Ei, mulle jäi pigem mulje, et nad tahtsid bussitaskus seista ja midagi kontrollida. Mida iganes seal oli, et ühesõnaga, mõlemad on selles mõttes süüdi. Üks loll kiirendas ja teine nagu
ei veendunud ohutuses, on ju, et ta võis seda pööret teha. Muidugi mina pole oma üheskist ralliauto peeglist näinud ka, nii et sellega ongi keeruline natukene. Tahavaatepeeglitest autol ei ole või? Tahavaatepeeglit ei ole ja küljevaatepeeglitest mina pole kunagi näinud, et alati kui me ristmikule lähme, siis mõlemad laseme rihmad lahti, üritame sealt kuidagi piiluda, kas autot tuleb, et see ei ole üldse lihtne seal. Suuna tuli ikka ralliautol ju on? Suuna tuli ikka on. See Ogier ei põlenud? Kui sa nägid, siis see kurv oli nii äkitselt võetud, et ei olnud seal küll mingit suuna tulda aega pajutada. Okei, tühja sellega, kes nüüd süüdi oli. Lugesin Horvaatia meediast, et Ogier on selle tüübi, kes tal otsa sõitis juba õhtusöögile kutsunud, klativad vast täna õhtul ära, aga politsei uurimine veel käib siis selle peale, et kas oli süüdi või ei olnud ja ei tea, kas sellest nimetatakse vandenõuteoreetikutel, et politseiniku allajamiskatse. Nagu ma enne mainisin ka, et otsus oli juba olemas, et Ogier võib minna, teda ei ole vaja, teised saad selle olukorra ära klattida, aga üks tegelane lihtsalt ei teadnud, ei saanud aru võib-olla sellest jutust seal, et üritas seal blokeerida midagi, aga jah, jälle nägin seda videot nii palju ja kõik juba mõtted selliseid ulmeteooriaid välja, et ma ei tea, Ogierile kuradi karistused peale, rallikeelud peale, kes viitsib üldse sellist jama ajada, Ja muidugi need jutud, et jälle tassime Prantsast läbi. No just, et seal oli nagu politsei otsus oli see, et ta võib minna. Ja kohtunike otsus oli, et auto on okei. Jah, et auto ongi okei. Ma olen ise käinud autoga katusakatse peal ja pannud veel terve päeva rallit edasi, kus on uksed lahti, kus on klaas eest ära, kus on pool tagat on kortsus, et nii kaua, kui need uksed kinni püsivad, on kõik okei. Minu arust ka las see karistuste jagamine jääda sinna F1 pärusmaale, kus seda enam välja ei juuri, hoiame rallispordi igasugustest lollidest karistust puhtana. Just, et ralli on see, kus sa oled ikka oma sitase kambega, käid porises, vahetad rehve ja sõidadki selle kortsuse autoga edasi, kui on vaja, et ei ole nüüd vaja asja liiga palju ilustama hakata. Aga mis sa ikkagi arvad, kas see intsident, kas ja kui palju see Ogier ütleme hoogu ja võib-olla ka peas seda hoogu kärpis? Nüüd ma tahaks selleni jõuda, et öelda, et nagu ikka räigelt kõva vend. Panna hommikul teha liiklusavarii ja siis päeva lõpuks ralli võit võtta. Et uskumatuna, et ei oskagi nagu midagi öelda. See on ilmselt, mida maailmameister peaks tegema ja teebki. Et kas igaüks oleks seda võimeline tegema, kindlasti ei oleks, et see ikkagi vajab mingit väga, ja see avariiks, aga sul on terve ülesõidu ajal vaja mingi jamaga tegeleda. Mõelda, et kas see auto on okei, et mõelda, mida selle autoga tegema peab, ust remontima, kinni panema, kõik jutud, et keskenduda esimesele katsele või peale avariid, et seda aega ei olnudki. Vaatame, vahe oli päeva alustades Evansiga 6,9. Teisel katsel kaotus tuli juurde 2,7. Kolmandal katsel, see oli juba küsimärk, et kus 7 sekundit tuli. Me teame, kus see võis tulla, et aerodünaamika võib-olla sellele katsele, punktikatsel ei toiminud nii hästi. Samas nagu punktikatsel jälle nägime, et ei olnud nagu häda midagi. Nii, päeva 3. katse Ogier kaotab 1,5 ja viimasele katsele minnakse vastu niimoodi, et Ogier edu on 3,9 ja viimases splitis oli Evans vaid 2,9 maas ja siis tegi Evans selle väikse sõiduvea, kuhu läks sekund ja lõpuks kaotas siis 4,5 sekundit ja ongi kokku 0,6. Jah, päris põneve. Päris pull lõpprallile. Ja fakt oli ka vist see, kuskilt lugesin, et Evansil on nüüd 3. ja 4. ralli, mis on kas viimasel katsel ära antud võit. Et ta on nüüd seda päris palju teinud, et võitu ära andnud ja ilmselgelt midagi tuleb muuta. Miks need vead tulevad või mis seal pühapäeval tal toimub, et ta pühapäevad on pigem nõrgad ju Evansil selles mõttes, et ta teeb mega kõvad sõidud ära ja pühapäev nagu langevas toonil läheb. Aga rallifännile ikka ulme põnev päev, eriti see lõpp, et
pigem, et Ogier nagu võttis selle asja ära, aga pigem on võib-olla üllatus, et kus Priiners ka oma üles sai. Just, et seal oli nagu muid üllatavaid asju. Siin arutelu oli palju, et kas Priin oleks tohtinud üldse minema punkti katsele niimoodi panema, et võtab 4 punkti ja ta võttis tegelikult ju sellega natuke punkte maha ka Neville'ilt ja Tänakult. Aga samas arvestades, milline nädalavahetus Priinil on olnud, et ta pole sellest autost isegi väikest tilka vett välja pigistanud, nagu öeldakse, et kivist vett välja pigistama, siis tal oli seda 4 punkti nüüd kohe kindlasti vaja, kas või enesetunde jaoks. Ja ma arvan, et seda vestlust isegi tekkinud, et Priin, keegi, et Adamo ütles Priinile, et kuule, et sa nüüd ära pane, et ikka ta tund selle pealega, et Priin võib panna. Just, et Neville'is punkti ära võtta, sest no ta on nagu nii palju kaadanud, et see ei ole isegi küsimus, et kas ta sinna Neville'i ette paigutab ennast, aga no need paigutas ja ma ei tea, kust ta selle loo sai. Ta oleks võinud selle saada oluliselt varem ja kätte. No ütles siis lõpuks välja ka, et teda on ralli alguses saadik mingi probleem kimbutanud, küsiti, et mis sorti või mis laadi probleem on, siis ta ütles transmission, et siis käiguhästi probleem. Okei, aga kas see on nüüd lõpuni välja oli see probleem või? Ma ei tea. Ja. No selle lõpus oli ju, mis oli 1,5 tundi oli vahet äkki, sellega sai ise midagi putitava. Ma ei kujuta ette, kas sa saad midagi ülesõidul käigukastiga teha? No pigem tundub, et äkki see võis olla, ma ei taha uskuda, et otseselt nii-öelda mehaaniline probleem käigukastis, sest seda oleks kohe tundnud mingisugust sellist probleemi. Et võib-olla seal on ma ei teagi, mingisugused seadistused, neil on ju palju käigukasti variante kasutada, et mis diffritega, mis käikude pikkused, et ma ei kujuta ette, võib-olla oli asi selles, et seal oli nagu mingid seaded, mis talle lõpuks ei sobinud ja lõpuks nad ammustasid läbi selle. Et kui nagu mingi mehaaniline viga päris käigukastis on, et sa saad ju sellest kohe aru, et nagu midagi katki. Ja ikkagi Priini ralli jäi ju eile esimesele katsele 100 meetrit peale starti, kui ta oma rattara lõhkus, sinna läks vist 2 minutit, eks? Yeah. Kui nüüd see 2 minutit maha arvestada, siis ta oleks, lõpetas ralli 8. kohal, 2 minutit maha arvestada oleks 5. Formo ees. Ja tegelikult ju ei saa nagu midagi halba öelda, et ju 5. koht, kõiki rallisid ei ole võimalik võita niikuinii. Või kõik rallidel ei ole võimalik domineeriv olla, kui see just ei ole ma ei tea, 7-kordne maailmameister, et eriti Priini puhul, kes asfaldirallit sõitis viimati väga ammu, 5. koht oleks päris okei olnud, aga lihtsalt see nagu ühtegi sellist hiilgavat momenti poolt, see viimane katse oli käinud. No Thierry Neuville alustas päeva niimoodi, et 3,5 lahutas teda Evansist ja 10,4 Osieest ja lõppseis on siis selline, et 8,1 jäi maha. No tundub, et läks üritama seda võitu, aga samas ka ikkagi kontrollitult üritama, et mitte seal kuskil võsas lõpetada. Ja, kindlasti läks üritama, et tulemustest on näha ja ju palju ta kaotab, 8 sekki või? 8,1, jah. Et seal ei ole tagasi sõitud küll, et seal on sõidetud ikka. Et tegelikult okei, eile oli vist 10 midagi sekki vähe. Et teks oli aru saada, et see 10 sekki on nagu piisavalt palju, et see on keeruline. Aga kunagi ei tea midagi, mis juhtuda võib. Aga ei, ta kindlasti üritas. Et kui see aeg oleks suuremus kasvanud, et oleks pigem tähendanud, et ei oleks üritanud. Et aga see ajavahe ikkagi kahanes, nii et kõik 3 meest üritasid võidu peale sõita. No vaadates ainult tänase päeva tulemusi, siis Elfin Evansile läheb see väike karikas siit ja 4,0 sekundit on Neville maas ja 6,3 Ogier. Priin on tänase päeva lõikes 4, Katsuta 5 ja Ott 6. See näitab taaskord, et Ott täna ei olnud 110% võib-olla oma kiiruse juures. Ja, täna oli pigem juba see, et kui ta eile üritas ja üleeile isegi nende võib-olla vale refi taktika taustal nagu sellise toore jõuga või ütleme lihtsalt puhta rajukiirusega ikkagi kuskil püsida. Tänaseks oli motivatsioon ilmselt nagu suht maas juba, et lihtsalt koju ära tuua see auto. Et ma arvan, et see sõit, mida me nägime Otilt eelmistel päevadel, oligi selline toores kiirus.
ja ilma mugavuseta sõitmine. Ja kui sinna lisada nüüd see, et oleks autos mugav istuda, siis need oleksid katsevõiduajad kõik. Räägime sellest mehest, kes sai viienda koha oma WRC debüüdil, Adrien Fourmaux. Meil tuli üks saate küsimus ka, Heiki küsib, et vaadates Fourmaux liikumist, siis kas võib öelda, et pole sel Fordil viga midagi, et pane sinna mõni sõitja top 4 või 5 ja selle autoga kannaks poodiumi kohti jahtida küll, või mis on teie arvamus? Ma ütleks niimoodi, et ma pigem jah, et see auto ei ole kõige parem tegelikult. Ma jätkuvalt usun seda. See auto pole saanud sellist korralikku arendust päris tükk aega. Selleks ralliks sai auto mootor uuenduse. Aga ma arvan, et Fourmaux tegi ise väga hea sõidu. See auto ei ole selles mõttes kõige hullem, et taga ei ole võimalik poodiumile sõita. Loomulikult on. Seda on Sunninen ka väga häid katseaegu näidanud. Pigem on see probleem selles, et läbi hooaja see auto ei ole suuteline sõitma võidu peale või poodiumi peale. Et kindlasti rallis eriti sellised rallid, nagu praegu oli väga spetsiifiline, väga keeruline ralli. Ja seal see auto on kindlasti võimeline sõitma ka võidu peale, ma arvan, õige sõitega. Et kas kui Fourmaux oleks näiteks Toyotas istunud, kas tal oleks parem tulemus, ma arvan küll. Et see tulemus oleks võinud veidi parem olla. Aga mitte selles mõttes nüüd üleliia palju, et täna ta on ikkagi õpipoiss ja selles nendes tingimustes ma arvan, et mis iganes autoga ta sõitnud oleks, et üleliia palju see nüüd, ütleme kohta see poleks mõjutanud. Aja mõttes tõenäoliselt oleks võinud mõne muu autoga see vähe teistmoodi olla. No aga spekuleerime täiesti puusalt, kui Fourmaux ilma ühegi tõsise sõidu veata, seal natukene täna ukerdas seal ühe kurvi pärast ja tänu pealtvaatajatele muide sai üldse rajale tagasi. Kui tema kaotus praegu on parimale 1.44,6, siis panne tema autosse mõni tippmees, siis kui palju seda kaotust võiks vähem olla? Keeruline küsimus. Ma ei tea, poole vähem võiks ikka olla. Ma ei kujuta, et ma arvan. Mitte päris minut, eks? Ma ei usu, et ma arvan, et ta sõitis ikkagi päris hästi seda rallit. Et poole võrra võib-olla. Ma ei kujuta ette, see on lihtsalt nagu selline tuim oletus. Et ma arvan, et ta sõitis päris okei ralli, et me ei saa nüüd öelda, et kui keegi teine sellega oleks seitsalt eest, et oleks oluliselt paremalt, aga ma ei tea, Ogier seal autos sõitnud ja see tulemus oleks ajaliselt kindlasti paremalt. Seal ei ole ju kahtlustki. Aga lõpetada ralli oma esimese WRC rallina mehes, kes on seda saanud natukene kauem teha, Takamoto Katsuta 22,1 sekundiga, see on minu arust päris kõva statement. Väga kõva ja tegelikult suures pildis tahaks öelda, et täiesti ilma vigadeta ralli, aga mitte päris. Aga jaa, jälle ma nägin Twitteris, sest keegi pani nii-öelda statistika WRC debüütidega, et siis see on nagu see oligi vist äkki kõige parem WRC debüüt, mis tehtud oli, ma ei tea, see statistika oli äkki kuni 2000, ma ei tea, 12 Oti statistika oli ka seal sees veel, et Fourmaux oli nii-öelda siis kõige kõvema debüüdi teinud sellel rallil. No müts maha. Me teame, et tal on vist leping 7 MM-ralliks selle aastal. Siuke info on läbi käinud. WRC autoga või? Okei, no siis saab päris palju sõita ju. Et loodame, et sealt midagi sellist ei tule, et nagu Sunninenil läks suht keeruliseks, et küll 2017 Sunninen alustas, tegi päris häid tulemusi, aga siis kuidagi 18 vajus ära ja et ei olnud enam seda päris tippkiirust tal, aga ma ei tea, loodame, et saab poo üles ja pigem nagu kogu aeg areneb ikka. Mulle meeldis, et kui katse lõpus üritati küsida, et mis su eesmärk on või keda püüad või kelle eest ära jooksed, siis ta ütles, et ta tegelikult aegu üldse ei vaata, me lihtsalt naudime ja üritame nii palju sellest autost välja võtta, kui me suudame. Väga mõistlik jutt, selles mõttes, et Chris Smith on vend, kes nagu kogu aeg vingub. Et mul ei ole ta vastu midagi, aga mingi hetk ma kuulsin ka või ta vist mingi katse lõpus ütles, et
talle nüüd öeldi, et võta kokku ennast ära vingu nii palju, et lihtsalt sõida ja naudi. See uus kaardilugeja vist ütles. Jah, võis küll olla. Ja pärast seda pani nagu kuidagi laadamalt sõitis, et tundus, et seal rooli taga võimled vähem ja või katseajad olid päris head. See oli just eilne päev iseenesest, et eks seal on, seal ei ole mõtet nagu liiga üle mõelda. Sa niikuinii tead, et sa võidu peal ei sõida. Et siis tuleb lihtsalt nagu õppida ja areneda ja mis sa, ei ole nagu mõtet liiga üle mõeldesse. Ei, seda tagumiste meeste omavahelist võitlust on ka väga pull vaadata, et kui me võtaks need tagumised mehed ära, siis meil oleks käinud 5 vertsu ju rivis, et see oleks ju ka naeruväärne. Ja absoluutselt, et alati mida rohkem sõitida on, seda parem on ju. Aga teeme võib-olla juttudesse korraks pausi ja teeme selle kohustusliku osa ära. Meil on muidugi WRC ajakiri, kui keegi pole veel ostnud, siis poodides on veel saadaval. See on siis kõige värskeb number, mis enne Horvaatia rallit välja tuli. Aga loomulikult terve nädalavahetus oleme loosinud või küsinud vastust vaataja mängule, et millise padrunvõtmega saab lahti WRC ratta ja õige vastus 22. See oli Roland tegelikult ka sulle üllatus, miks? Ma ei teadnud seda vastust ja see tundus lihtsalt liiga suur. Lihtne, et ega ei olnudki midagi muud, ma ei teadnud vastust lihtsalt ja kui sa ütlesid selle, siis pigem oli nagu üllatav. Aga nüüd teeme nii, et me segame need vastused tuli hommikuks oli õiged vastused 20, siis päeva jooksul tuli veel paar tükki juurde, siis need sedelid tegi käsitsi juurde, aga nüüd sa võtad siit nime, kes saab endale selle Pahko tööriista kasti. Pane siia peale kaamerasse, oleks ka näha, et ikka kõik on ausärk. Mingi arvuti ei loosi, täiesti inimkäsi. Nii, võtame näiteks selle. No nii, loe see nimi ka ette. Ütleme nii ära, et need õiged vastused selekteeriti välja nende seast, kes panid ka oma telefoninumbri. Ma ei mäleta peast, kas õigete vastuste andjate hulgas oli ka mõni selline, kes ei pannud, aga ma tean, et valede vastuste hulgas olid neid nagu hulgim. Aga igatahes võitja on Riho Sats, ma ei tea, siit on näha. Igal juhul Riho, palju õnne, sinuga võetakse ühendust, kuidas sa selle ilusa oranži kasti siit kätte saad. Võtaks veel kuidagi selle nädalavahetuse kokku, no läks selle publikuga nagu läks, aga tegelikult kui me nüüd jätaks selle koroona korraks kõrvale, siis ikkagi see ju näitas, et inimeste huvi ralli vastu selles riigis on tohutu. Ja tegelikult on ju lahe vaadata, kui on publik raja ääres. Ja seda oli üle pika aja, selles mõttes oli tore näha, et inimesi on, et viimase aasta pooleteist jooksul me ei ole näinud publikut. Lihtsalt see mentaalne kuidagi see plokk on, nad ei tohiks seal olla, aga nad on seal, no olgu, no lasta ei olla. Jah, et kui see nüüd, ütleme, eile mõtlesin küll nagu veits võib olla kurjemalt, et come on, mida te teete, no. Et okei, fine, mis iganes seal toimub, las nad teevad oma asja, aga ma loodan, et sellest ei muutu nüüd mitte ühegi teise ralli mingi korraldussüsteem, mida neile lubatakse, kellele kui ranged piirangud pannakse, et näiteks Soome ralli sõltub suuresti ainult pealtvaatajad piletitulust. Kui pealtvaatajaid ei ole, siis rallit ei toimu. Nii et näiteks kas või selle põhjal, et ma loodan, et kuidagi neid asju ei karmistata ja et tulevased rallid, näiteks Soome ralli, et nad saavad oma asja teha niimoodi, et nad saavad jaotada publikut ja piletid müüa, et seal rallil oleks võinud täpselt samamoodi asi toimuda. Nagu ma ütlesin ka, et helistage Urmole, küsige nõuna ja kindlasti Urmo aitab. Tegelikult kui Instagramis ringi luusida, panna see hashtag WRC, siis on näha publiku videotest, et päris lahedaid vaatamiskohti on. On selliseid lagedaid kohti, kus sa näed, mägedes näed seda autot alt üles välja minemas. On selliseid põõsaste vahel kohti, kus sa näed ka päris palju ja päris pull ja kurvi, et tegelikult mõnes mõttes nagu ei tahaks, et Horvaatia ralli kalendrist ära kaoks, tahaks näha, kuidas nad seda koos publikuga ka korraldavad.
no ei, selles mõttes muidugi, et kõik rallid, mis on kalendris, et võiksid toimuda ja siis meil olekski umbes 30 rallit, aga no tuleb valida nagu ikkagi ju, mis kõige rohkem sellele spordile tagasi annavad ja kus tase on kõrge ja no ühesõnaga, mina ei ole mingi otsustaja, mis ralli peaks olema, mis mitte. Minu arvamus on see, et on rallisid, mis väärivad seda kohta rohkem. Aga see on minu personaalne arvamus, nii et ega see väga palju ei loe ka. No korraldaja vist rääkis hommikul seal WRC All Live'is, et järgmine aasta on plaanis natukene ka ranniku poole minna ja näidata ka neid ilusaid kohti. Aga selleks ralliks lihtsalt ei saadud sellist plaani kokku. Tuli seal keskmaad rohkem sõita. Jah, kui see ralli toimub, siis kindlasti on see hädavajalik kuhugi sellisesse kohta liikuda. Et samamoodi seal küla vahel midagi peaks nagu kindlasti juures olema, et seda asja natuke atraktiivsemaks teha. Aga järgmine ralli on meil 20–23 mai. See on Portugali ralli ja kilometraaž on ka juba paigas. See on selle hooaja kõige tummisem ja üldse vast selle koroona aja kõige tummisem 346,26 kilomeetrit, 21 katset peakontoriga Porto Matosinhos. Olen isiklikult ühel korral saanud seal kohapeal käia. Otil on 4. stardikoht. Eeldame, et vihma ei saja, siis on see hea või halb? Ma arvan, et see on okei, igal juhul, et mis iganes ilm teeb, siis see on ju selline keskmine stardipositsioon, et ei ole midagi hullu, võib-olla ei ole kõige parem, aga jah, selles mõttes vihma puhul oleks kindlasti võimalikult eest hea minna, mida kuivem on, seda rohkem tagantpoolt siis, et puha selge oleks sees, et aga ma ei tea, 4. positsioon on selline igal juhul suht turvaline, et ei näe nagu probleemi stardipositsiooni puhul. Aga vaata, kui hästi oskab Kalle Roompere sättida oma stardipositsiooni. Jälle kõige parem, 5. Siit jäi küll kuival, aga Portugalis on lootust. Jah, Kallel japab. Ma ei tea. No ei saaks öelda, kui see esimese katsel välja sõidab, et japab. Jah. Ei oska seda olukorda kommenteerida. Ma oskan nii palju öelda, et Kalle on ka vend. Ta kindlasti tuleb maailmameistriks. Aga no ikka peab selliseid lollusi ka tegema. Muidu maailmameistriks ei saa. Ja kindlasti hakkame kuulma söögi alla, söögi peale. Portugali ralli esimesel päeval Sebastien Ogier suust, et on need FIA reeglid ikka totrad küll. Et ta peab esimesena. Igatset sa tagasi seda kvalifikatsioonikaset, mis kunagi oli? Siis mehed tulid lavale, sättisid ise oma stardikoha paika? Tegelikult igatsen, sest Euroopa meistrikatel minu meelest on nagu kuidagi nii lahe ja loogiline osa sellest rallist tegelikult, et poodiumil seal on nagu midagi teha ka, et nagu reaalselt on nii-öelda shakedowni ette, siis sõidad, tähendab shakedowni järgi sõidad siis ühe ringi lihtsalt, mis on kvalifikatsiooni katse on. Ja validki selle järgi, kui kõva vend sa seal olid. Ma ei tea, see tundub nagu nii lihtne ja loogiline. See muudatus tundub, et tehti ikkagi selleks, et oleks natukene kaartega segatud, et muidu pole tagumistel mingit lootust. Tõenäoliselt. Ma arvan küll, jah. Et olenevalt rallist, siis kes kvalifikatsioonil ei suuda sõita kiiresti läbi hooaja, et siis mingitel rallidel neil oleks ka see stardipositsiooni eelis, aga elu on näidanud ikka, kas Greensmithil ei ole võidulootust, noh? No ei ole. Ei ole, jah, ei ole. Aga jah, ma ei tea, tahaks näha seda, tahaks seda tegelikult uuesti näha. Et kas või tehku mingi hooaeg, kus nad proovivad erinevaid variante ja siis teevad mingi otsuse, kuidas pooluaega ühtemoodi, pooluaega teistmoodi. Näiteks, jah, et ega keegi ei tea täna, mis õige on. Õiget vastust ei olegi, et lihtsalt mis nagu võiks kõigile kõige rohkem meeldida. Minu meelest see annaks sellise põnevusega juurde, et täna shakedown on selline... See annaks neljapäevasele ka mingi mõte. Ja täna shakedown on lihtsalt nagu tore vaadata, aga ega seal midagi toimu ja ega noh, see on lihtsalt nagu ühesõnaga mingi läbisõitmine, aga kvalifikatsioon annaks ikka nagu mingi jume juurde ja poodiumil oleks ka midagi teha. Muidugi. Aga selge, me täname rallisõpru meiega olemast, meid vaatamast.
kuulamast, kommenteerimast. Loodetavasti saame publikumänguga ka veel edasi minna, sest andis natukene vürtsi juurde küll sellele saatele, kui oli millest veel rääkida. Jaa, absoluutselt. Huvitavad faktid ka endale. Ja kindlasti huvitavaid fakte kuulete, siis saatke meile kuueskaik@delfi.ee. Küsimusi võite ka saata, seda kas Roland Poom siin Portugali ralli ajal on, seda vast ei oska veel öelda, eks? Ma ei oska täna öelda, et meil ka endal hakkab mingi mõistlikum hooaeg pihta sellel ajal. Ja meid saab kuulata ka SoundCloudis, Apple Podcastis, Google'is, kõikides podcastide rakendustes ka, kellel pole võimalik meid videost vaadata, aga loomulikult videost on see efekt kõige parem ja näete ka Jaani nägu ja Oti nägu. Igatahes aitäh ja järgmiste saadeteni. Nägemist. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.